Ma pean väga ettevaatlikult midagi ütlema. Et kui me selle Nove kunagi asutasime, siis juba sai piisavalt inimesi solvatud. Et ei no jah, selge see, et selle advokaadibüroo puhul ilmselt on sama ka arstide ja ma ei tea, loomaarstide, hambaarstide puhul, et sul on vaja leida mõistlik tasakaal selle vahel, mis on nagu äriliselt, et kui palju see asi on äriettevõte ja kui palju see on siiski mingisugune ütleme, spetsiifiline teenus, on inimeste aitamine või mingisugune asi. Et ja loomulikult see äriks olemise ütleme, soov tihti võib kaaluda üles kõik muud asjad. Et selline raha teenimise, et advokaadibüroo kui rahamasin kipub ju välisriikides ka ja meil ka niimoodi levima. Ja kuna seal on tihti veel ikkagi praegu suurtes büroodes on selline ajapõhine tasuarvestus, on ju, tunnitasura, siis mida rohkem tunde sul õnnestub kliendile müüa, seda äriliselt edukam sa oled. Ükskõik, mida nende tundidega tehakse siis. Et kas sa lähed kliendi koera jalutama või lahendada mingit ühinguõiguslikku probleemi, et 200 eurot pluss käibemaks on ikka tund. Et mis ma siin ikka oskan öelda, et ma ilmselt oma tegevusega olen näidanud, kuhu poole ma kaldun.